Mida rohkem sa pöörad tähelepanu põrsas Pepale, seda rohkem märkad, kui palju asju lihtsalt ei klapi. Ja selles videos räägime kõigest, mis põrsas Pepas ei klapi. Alustame küsimusest, mis on viimasel ajal paljusid fänne häirinud. Jutustaja hääl on sel uuel hooajal muutunud. Täna on eriline päev. Ja sa asialgu ei pruugi see tunduda suur asi. Aga mõtle selle peale. Põrsas Pepas on ainsad hääled, mis kunagi muutunud on, olnud laste tegelaste omad. Sest laste häälnäitlejad kasvavad suureks ja teismeline ei saa igavesti 4-aastast tegelast dubleerida. See on täiesti loogiline. Aga jutustaja on täiskasvanu. Täiskasvanud häälnäitlejad pole mingit põhjust vahetada. Miks nad siis seda tegid? Mõned fännid arvavad, et ajastus on väga kahtlane, sest just siis, kui jutustaja hääl muutus, hakkasid fännid välja mõtlema väga huvitavaid teooriaid selle kohta, kes jutustaja tegelikult on. Üks populaarsemaid teooriaid on see, et jutustaja on Suzy Shipi kadunud isa. Kõike teadem nähtamatu tegelane, kes jälgib kõiki, kuid keda ei nähta kunagi. Teised usuvad, et jutustaja on Pepa kogu maailma tegelik niiditõmbaja, kes kontrollib kõike, mis toimub. Ja võib-olla vahetasid saateloojad jutustaja hääle just selleks, et fänne eksitada ja panna inimesi küsimusi esitamise lõpetama. Sest kui nad oleksid sama hääle alles jätnud, oleks keegi selle lõpuks välja nuputanud. Kes siis jutustaja tegelikult on? Me ei tea seda siiani. Aga see, et nad vahetasid hääle ilma igasuguse seletuseta, on tõesti kahtlane. Mis toimub proua Lehmaga? Vaatame selle lähemalt üle. Ühel hetkel saates abiellub proua Lehm härra Härjaga ja see tundub üsna lihtne. Aga siin läheb asi kummaliseks. Ühes varasemas episoodis on näha, kuidas proua Lehm istub vaaterattal koos härra Karuga. Ainult nemad kahekesi. See tekitab ilmselge küsimuse. Mis täpselt seal toimus? Kas ta käis enne härra Karuga kui härra Härjaga? Siis on veel Carol Lehm, salapärane taustategelane, keda peaaegu kõik fännid peavad proua Lehma tütreks. Carol ilmus varem sageli koos proua Lehmaga, aga viimasel ajal on Carol täielikult kadunud. Pole mingit seletust, pole mainimist, lihtsalt läinud. Siin on kogu pilt. Proua Lehmaal on härra Karuga salapärane minevik. Ta abiellub härra Härjaga ja tema oletatav tütar on jäljetult kadunud. Taustategelase kohta tekitab proua Lehm ikka üllatavalt palju vastuseta küsimusi. See võib sind hulluks ajada, kui sa seda märkad. Sea peremaja sisemus muutub pidevalt ja me ei räägi siin sellest suurest remondist, mis maja hooaegade vahel läbi tegi. Me räägime ühest konkreetsest uksest, trepi kõrval olevast uksest. Mõnes osas viib see uks keldrisse, teistes osades avaneb see panipaika ja mõnes osas pole seda ust üldse olemas. See lihtsalt kaob täielikult, nagu seda poleks kunagi olnudki. Mis siis selle ukse taga on? Kas see on kelder, panipaik? Mitte midagi. Saade pole meile kunagi andnud ühtset vastust. Pere kohta, keda oleme jälginud üle 20 aasta, võiks arvata, et me vähemalt teame nende maja põhiplaani, aga ilmselt mitte. Ja mida rohkem sellele tähelepanu pöörad, seda segasemaks asi muutub. Siin on midagi, mille peale sa ilmselt kunagi pole mõelnud. Miks me ei tea peaaegu ühegi täiskasvanud tegelase nime Peppa Pigis? Mõtle selle peale. Peaaegu iga täiskasvanu selles saates kannab lihtsalt nime ema, isa, vanaisa või vanaema. Aga siiani oleme suutnud mõned nimed välja uurida. Madame Gazelli päris nimi on Gigi. Tere! Gigi! Vanessa Jänes on Reggie. Aga on olemas ka suur Reggie Jänes. See olen mina! Issy Siga on ilmselt Snufflekins. Kallid ja musid, Snufflekins. Ja loomulikult tädi Doti. Aga miks on ülejäänud peidetud? Kas see on loominguline valik või hoiab saade meelega midagi meie eest saladuses? Siin on küsimus, mis kõlab lihtsalt, kuid muutub segasemaks, mida rohkem sellele mõelda. Miks Peppa kunagi ei vanane? Saates on olnud vähemalt 6 jõuluepisoodi ja mitu sünnipäevapidu. Kõige selle põhjal, mida sari meile näidanud on, peaks esimese hooaja algusest olema möödunud vähemalt 6 aastat. Aga Peppa on ikka veel 4-aastane. Ta on alati olnud 4-aastane, aga siin läheb asi huvitavaks. Pärast Baby Evi sündi kajastas saade MS-ea kogu rasedust mitmes episoodis, mis tähendab, et ekraanil möödus 9 päris kuud. Ja lisaks sellele hakkame me nägema väikseid vihjeid, et aeg võib lõpuks edasi liikuma hakata. Georg räägib nüüd juba tervete lausetega. Jäätis! Peppa on märgatavalt küpsem kui varasemates hooaegades. Need on tõelise kasvumärgid. Aga siis juhtub midagi, mis kõigele sellele täielikult vastu räägib. Beebi Alexander, kes sündis palju enne Eevi, näeb kuidagi täpselt sama vana välja kui tema. Kui aeg liiguks tõesti edasi, peaks Alexander olema vanem, aga ta ei ole. Kas aeg siis tegelikult liigub Peppa maailmas või mitte?
saade annab samal ajal 2 täiesti vastupidist signaali ja ausalt öeldes pole meil aimugi kumba uskuda. Kõik teavad, et härra Rebane on varas. Ta üritas varastada vanaisa seakanu, võttis asju laste heategevusürituselt ja müüs katkisi mänguasju tühjade patareidega. Tõendid on ülekaalukad, kuid keegi pole midagi ette võtnud. Politsei pole teda arreteerinud. Teised tegelased pole temaga silmitsi seisnud. Ta jalutab lihtsalt Pepa linnas ringi suur naeratus näol, varastab kõigilt ja pääseb iga kord puhtalt. Nii et küsimus on, miks? Kas ta kuidagi väldib tõendite jätmist? Kas inimesed unustavad, mida ta on teinud, või on kõik Pepa linnas lihtsalt liiga viisakad, et midagi öelda? Me tõesti ei tea. Siin on üks mõistatus tädi Doti kohta, millele enamik inimesi pole mõelnud. Me teame, et ta on Emisi õde, aga enne 8. hooaega polnud teda kordagi mainitud. Mitte kordagi. Majas, kus emme sea üles kasvas, pole temast ühtegi fotot. Pepa vanavanemad pole kunagi maininud, et neil oleks 2 tütart. Ja siin on kõige kummalisem osa. Sea perekond on juba Ameerika Ühendriikides käinud, just seal, kus tädi Doti elab. Ja nad ei külastanud teda isegi mitte kordagi. Siis ilmub tädi Doti tänupühade ajal välja. Täiesti ootamatult, ilma et oleks oma õele või vanematele öelnud, et ta tuleb. Mis siis täpselt toimub? Miks on see perekonna pool tädi Dotit nii kaua varjanud? Ja miks tundub, keegi pole temaga tegelikult eriti lähedane? Nüüd on siin üks asi, mis muudab täielikult seda, kuidas sa Pepa maailma näed. Kas oled märganud, et Pepa on reisinud New Yorki, Texasesse, Itaaliasse, Prantsusmaale ja Austraaliasse? Ja igas neist kohtadest polnud ühtegi teist seategelast peale tema pere. Mõtle selle peale. Kõigil teistel liikidel on seriaalis igal pool omavahel mitte seotud tegelasi. Aga sead? Näib, et ainsad olemasolevad sead on Pepa lähimad pereliikmed. Ja see on viinud ühe tõeliselt häiriva teooriani. Mõned fännid usuvad, et sead võivad Pepa maailmas olla väljasuremisohus, mis seletaks ka seda, miks Pepal näib alati keegi silma peal hoidvat. Võib-olla kaitstakse sigu selle eest, et nad päriselt ära ei kaoks. See kõlab äärmuslikult, aga kui järele mõelda, siis on selles isegi loogikat. Nüüd räägime vabadussambast. Meie maailmas on vabadussammas inimese kuju. Aga Pepa maailmas, kus loomad on domineeriv liik, miks seal siis üldse inimese kuju olemas on? Kõige populaarsem teooria on see, et kunagi valitsesid inimesed seda maailma, kuid mingil hetkel nad surid välja. Seejärel arenesid loomad edasi ja võtsid maailma üle ning vabadussammas jäi seisma mälestusena maailmast, mis kunagi eksisteeris. Kui see teooria on õige, siis Peppa Pig pole lihtsalt saade naljakast väikesest seaperekonnast. See on saade, mis toimub postinimlikus tulevikus. Ja see on tõepoolest üks kõige häirivamaid ideid, mida see saade on kunagi kogemata pakkunud. Ja selle viimase jaoks läheme tagasi sea perekonna koju. Me kõik teame sea perekonna maja pea sissepääsu. See on vasakul pool ja me oleme seda näinud sadu kordi kõigi hooaegade jooksul. Aga osas lapse hoidmine juhtub midagi väga kummalist. Ema ja isa siga tulevad kohtingult koju ning astuvad sisse uksest, mis asub televiisori taga. Uksest, mida pole kunagi varem olnud. Sajad episoodid, mis toimuvad täpselt selles elutoas, pole kunagi näidanud midagi selle televiisori taga. Ei just, ei seinaava, mitte midagi. Ainult sein. Ja siis äkitselt, täiesti ootamatult, ilmub sinna täiesti toimiv uks ning 2 täiskasvanud siga jalutavad sellest rahulikult läbi. Just kui see oleks täiesti normaalne. Saade ei selgita seda kunagi, ükski tegelane ei reageeri sellele ja pärast seda episoodi ei ilmu see uks enam kunagi. Kust see siis tuli? Ja mis veel tähtsam, kuhu see kadus? Need olidki mõned suurimad vastuseta küsimused Põrsas Pepas. Ja ausalt öeldes on see saade jooksnud juba üle 20 aasta ega ole siiani meile vastuseid andnud. Võib-olla ei annagi kunagi. Panna kommentaarides teada, milline küsimus sind kõige rohkem häirib.